siis kõik koos 7. vooru ja näitan teile step by step siis kõik võimalused, kuidas seda teha. Kõigepealt üles ronimine. Oled siin liini all, nüüd on kõigepealt vaja saada üks jalg üle liini, põlve õngasse. Tõstad selle jala üle. Ja nüüd on 3 erinevat viisi. Esimene on puhas jõuga. Tõmbad ennast nii lähedale liinile kui võimalik ja proovid siin saada mõlemad käed üle liini. Ja nüüd tegelikult siis puhta jõuga lihtsalt surud ennast siia ülesse. Mis mu on kõige lemmikum, kuna ma olen seda nii palju teinud. Nii, teine. Oled siin all. Oled selline. Teine on tehniline. Sul on vaja nüüd küllaltki liini lähedale ennast tõmmata. Ja see jalg, vaba jalg, peab minema siis liini vastaspoole. Ja kui sa oled kehaga küllal lähedal, keeratad ennast üles lihtsalt. See on hästi tehniline. Ja kolmanda just leiutasin kusjuures mõne minuti tagasi. See samamoodi, see jalg on vaja pärast sinna üles viia, aga kõigepealt tood keha liini lähedale ja aidata sa võid ennast teise jalaga. Paned jalad kokku ja tõstad ennast selle liini lähedale jällegi üle, nagu ma tegin esimese. Aga nüüd, et ei oleks seda puhta jõu elementi, sa vead selle jala jällegi nii kõrgele kui võimalik ja swingid ennast ülesse. Ehk siis jalahoog aitab sul siia ülesse tulla. Nii, nüüd sul on vaja jõuda siis drop knee'sse. Drop knee's siis tuleta meelde, kumb jalg sul selja taga oli ja proovi enda see jalg siis sinna paika saada. Minul näiteks on parem jalg. Ma keeran enda jala siia liini peal. Et seda teha, ma pean keha raskusega rohkem ette minema. Ja nüüd selle liini peal on valmis mul drop knee'sse minekuks. Ja siit edasi ma pean kogu raskuse panema nüüd selle tagumise jala peale. Kõik raskus läheb selle jala peale. See on päris keeruline, aga te saate sellega hakkama. Ja siit jätkub siis drop knee. Käe võtad ära, jala paned peale. Ja see osa ongi tehtud. Siit sa oled juba varem teinud. Tuled püsti. Ja keerad ennast siis 90 kraadi liini suhtes. Ja siin, mis aitab kaasa, on see, et jätta käte asend samaks. Üks käsi on selja taga, nagu enne oli, sa võid algul vaadata ka liini. Proovi see tasakaal kõigepealt saada niimoodi, et sa vaatad liini, aga jalad on keeratud ära juba 90 kraadi. Ja siis, kui tunne, et tasakaal on olemas, siis proovid keerata ka pea 90 kraadi ja vaadata ühte punkti. Ja 10 sekundit. Ja lõpuks ütled Eesti slackline meister 2017 ja oledki tehtud. Nii lihtne ta ongi. Teeme ära ja näeme 8. voorus. No.